Ahoi kotkad, mis toimub siis? Oleme siin Looma ja Kairitiga baaslaagris ja mõtlesime, et teeme ühte teistmoodi toitu. Ja miks mul niisugune väike kühvel siin kaasas on, siis selleks, et kaevame maa sisse väikse augu siia lõkkekoha kõrvale. Augu põhja teeme tule, mingi süsa sinna alla ja ajame maa veitsa kuumaks ja siis natukene mulda peale. Ja peale ka uuesti lõkke, ehk siis paneme erinevad juurikad ja liha fooliumiga maa alla küpsema. Vot siuke plaan on. Et ma loodan siin nüüd mingit suuri juurikaid palju all ei ole, mingit väga suurt süvendit meil pole tegelikult vaja ka, sellepärast et meil on, me ei tee nüüd mingisugust poolt siga siin maa sees, et need väiksed juured ehk saab läbi ja teeme mingi süvendi siia ära ja vaatame siis, kuidas see asi meil välja nägema hakkab siin varsti. Et mina kaevasin nüüd terve selle augu valmis, siis ma andsin korraks Kairitile ka labida kätte. 5 päeva hiljem. Nii. Talle ka korraks labida kätte, et nüüd ta saab näidata, et ta teeb ka tööd. Et... Mine metsa, ma olen üle poole teinud. Ma päässin ühe nii suure vihmautsiga ära. No tegelikult tegime jah pooleks umbes, ma lihtsalt otsin siin metsa alt juba seda peenemat hakatusmaterjali ka siin. Meil on siin kuivanud suured männid. Koor juba maas ja siin oksi kukub ja need on head hakatuseks siuksed kuivad, et eile siin sadas küll kõvasti, aga täna on juba need peenemad jälle kuivad siin õhu käes läinud. Aga jah, kohe on see, ega me mega sügavat ei teegi. 40 senti natukene peale juba, et aitab küll. Lahti see liiva võtab veel ära, mis ta siin kraapis labidega lahti ja siis teeme tule põhja ja kõva tule ja kütame selle maa augu siin nagu soojaks, et me kividega alt ei vooderda teda niimoodi, et laseme lihtsalt pinnase enda, et meil ei ole mingid megasuured lihakerakad ega asjad, et siin väga kaua läheks, et ma usun, et siuke 2 tundi maa sees olemist, võib-olla 3 on küll. Aga okei. Ja tule süütamise meetod ka, Kairit proovib ühte asja täna jälle siis, mida ta enam proovinud ei ole. Ja ma usun, et sellega saab hakkama ka, see ei ole nagu väga keeruline. Nii, lööb siis kivi pihta sädent ja proovib selle musta sööstatud vati siin hõõguma saada. Selle musta ees täpselt löö hooga ja ülevalt alla suunas niimoodi. Tugevalt sinna pihta. Las ta läheb katki, püüab sädet kinni täpselt selle musta ees, kus ta kivi juures on, seal proovi saada. Oga, nii. Vaata korra, mingid sädet lendas pihta, puhu korra õrnad, kas juba on kuskil, ei õgu, okei, pane veel. Jess, no näed, ära nüüd liiga palju puhu. Nüüd pane see sinna tuusti sisse. See, mis maha kukkus, paneme ka veel siia peale. Tuust keera nüüd õrnad kokku selle ümber ja hakka puhuma selle augu juures. Keera peale ka natukene neid karvaseid ja puhu. Mine sinna augu juurde, et sa saad kohe sisse visata, kui vaja. Ma võtan siit juba valmis seda oksa ka. Ära pause jätta, üle õla kohe uuesti. Üle õla võtta õhku. No, ei läinud. Kustus ennem ära. Rohkem tuusti sisse keerata. Siis on parem. Aga noh, mis seal ikka? Vähemalt läks hõõguma, see teed uuesti või? Joh, kohe läks. Nii, pane sinna peale, nüüd selle võti peale, keera kokku see. Tead, oota korra. Paneme natukene kuuseokast ka vahele. Nii, panime kuuseokast ka vahele, et läheb paremini. Ja nüüd mine lõkke lähedale sellega kohe. Pikad puhkumised. Tagurpidi keera. Puhu veel sealt valt, jah.
veel kuni tugevalt, nii et ta leeki jääks leek. Nii, voh. Nii, lase nüüd lahti. Ise tegin! Nii, ise tegid küll, aga nüüd kiiresti võta, mul on üks käsi kinni. Seda, jah, peale seda oksa kähku. Hästi peenikest. No nii. Vot nii. Nii, no väga hästi. 3. kord. Lihtsalt selle puhumisega oli alguses raskusi. Nii, jupid on siin sees nüüd. Fooliumi peal, pärast keerame ta mitu kihti ümber, et ta puruks ei lähe seal. Ilusti mahlane jääb, et aurud ei leki. Lihatükid tulevad ka kohe. Aga ma panen suitsu soola juba natukene siia muude asjade peale ka. Ma ei tea, ei jää hästi pidama siia, aga kardurite ja nende peale, aga noh, ma usun, et saame hakkama ja nüüd eks liha paneme peale, liha pealt voolab kindlasti sinna vahele ka veel seda. Oota, pipart pidime ka panema. No, ükskõik. Paneme natuke alla ka pipart siis, muidu mõtlesime rohkem liha peale, aga las ta siis olla. Ja nüüd lihakärakad siis peale ja siia. Võib-olla jah, okei. Võtab ilusti ära. Paneme siia küüslaugud ka, mis meil siin on siis, porgand, kartul, küüslaug, sibul. See voolab laialiselt, kohe ei ole hullu. Ja siis see suitsu. Kartul ütlesid või? Suitsu, kartul on ka jah, ja suitsutatud sool. Ja vaatame siis, kuidas see asi Nii, pipar. Välja tuleb. Nii, ja nüüd keerab servad üles. Käsi võib sellega koos olla, vahet üle, see läheb mullasesse niikuinii. Meil siin lõke kohe hakkab nagu tuure maha võtma, jäävad süsad alla. Ja vaatame siis. Ühesõnaga ma vilmin, sa teed ise selle, keerad servad üles, et mahlad välja ei voola. Ja siis teistpidi keerutame veel ümber, meil on natuke kitsas see foolium. Las ta olla, käed koos, see ei tee midagi. Lihtsalt, et servad üles. Ja saame selle asja teha küll. Nüüd ma pean korraks kaamera ära panema. Ma arvan, et on kahekesi lihtsam seda rullida niimoodi, et teistpidi ka siis niipidi ka veel foolium ümber. Saan küll. Ja. Nüüd on auk soe ja süsad on põhjas. Kairit läks korraks koju keiuga õppima, aga tuleb tagasi. Nüüd panen siia mingi kihi vahele nii-öelda pinnast peale. Ja siis paneme selle paki fooliumiga siia peale. Niimoodi. Kuskil siis peaks ta olema. Ja see läheb siis mitu kihti fooliumit ümber siia peale. Hopsti. Ja nüüd paneme siia natukene mulda jälle peale või tähendab seda liiva. Nii, peaks piisavalt isoleeritud olema. Teeb uue tule peale ja aga seekord nüüd tikkudega enam ei hakka niimoodi primitiivselt tegema ja kütab siin siis mingi hunniku puid ära ja vaatame siis, mis siis saab lõpuks. Paneme taimeri käima. Kohe, kui meil on tuli üleval ka pealmine ja vaatame, kaua siis aega läheb. Tuli on nüüd peal ka. Ja vaatame siis, mis see kell on ja kaua me tal olla laseme. Et kell on, no ütleme, 6:30 õhtul. Et niimoodi laseme siis mingi 2 tundi ikka olla, ma arvan. Ja ega me ei pea päris lõpuni teda kütma. Et tahaks mingi hetk ju kätte ka saada selle lihasid niimoodi. Et laseme mingi tule siia, mingi aeg siin olla tuld. Kuni siin süsad ja asjad on, siis
augus siin nagu liha peal ka ja siis liigutame selle lõkke, ma arvan, lihtsalt siia jahimehed lasevad, paugud käivad, et liigutame selle lõkke siia kõrvale niimoodi lihtsalt mingi hetk. Et siis oleks lihtsalt nagu meeleolu tuli, aga jah, ei pea nagu terve see aeg see tuli siin peale olema, et noh, laseme nii-öelda ära kustuda vahepeal. Ja ise vaatan vahepeal puid juurde, ei viitsi siin pimedas lambivalgel otsida. Siin võpsikus ümberringi seda on, olen praegu siin selle lakukivi juures. Ja siin seda kaamerat enam pole. Et miks enam rajakaamerat pole, sellepärast, et see läks pekki. Mul on nüüd 2 kaamerat oli ja mõlemad on pekkis. Et üks, mis mul oli nüüd viimane aeg seal selle raja peal, mis läks üle koopa, see lakkas täitsa töötamast. Üldse midagi ei tee enam. Ja siis üks, mis mul nüüd oli jah, siin selle lakukivi juures, sellel on mingi probleem selle infrapuna anduriga, ehk siis, või infrapuna tuledega. Ehk siis ta pimedas ei võta enam mitte midagi, ainult päeval võtab. Et on aeg siis vaadata vist temust mingid uued nii-öelda rajakaamerad. Et siin sai uuritud juba natukene, seal on täitsa normaalse hinnaga need ja kes on ostnud, kiidavad väga, et seal on ikka kordades odavam kui meil siin Eestis neid osta ja noh, eks need, mis nad siin Eestis müüvad ju, lõpuks nad niikuinii on kõik sealt Hiinast, et ma vaatan mingisugused välja, mitte kõige odavamad muidugi, et kõige odavamad on jamad, aga mingisugused. Ja siis üks päev siis näitan neid, kui nad kohale on jõudnud, paneme need üles, et plaan oli isegi rohkem neid tellida kui 2, et eks ole näha. Siin nüüd jah, saab sügise hakata nüüd lutsu püüdma ka. Siin ei ole praegu vesi kõrge, nii nagu siin eelmine aasta sügisel oli vahepeal. Okei, seal just mingi kala toimetas vee peal. Siin on turbade koht ka, siin on hästi palju jäänud turbasi landi otsa selle koha peal. Siin baaslaager on siit nüüd ütleme 40 meetrit metsa sisse. Et siin on turbade koht ka, jah. Ja natuke kiirema vooluga koht, aeglase vooluga koha kõrval. Ehk siis siin, jah, hakkab vaatama sügisel, tuleb see baaslaagri, paneb siia õnged sisse. Neid kõlinaid on isegi kuulda sinna baaslaagri, kui siia õnge sisse jätta. Lutse nüüd jääda otsa sööja. Et ei pea haakima teda kohe, kui mingi kelluke kõliseb. Ja üks asi veel, et meile tuli ju vahepeal ka üks pakk jälle vinnutatud lihasnäkkidega. Et me selle küll nüüd siia metsa kaasa ei võtnud, sõime kämpsas ära. Need olid nii head, et need ei suutnud lihtsalt kauem hoida, kui 2 õhtuga sõime need 4 pakki nahka, aga vaatamegi selle klipi siia vahele siis ära, sobib hästi kokku selle toidu tegemise videoga. Et kuni ma puid otsin, vaatame siia vahele siis ära, mis pakk tuli ja mis seal sees oli. Ja suured tänud Savory Snacksile, et kes saatis meile vahepeal siis ühe paki ka. Ja vaatame, mis siin sees siis on. Siin sees on siis vinnutatud lihasnäkid, käsitsi tehtud vinnutatud lihasnäkid. Ja nendel siin nagu näha on ka Insta leht ja Facebooki leht. Facebooki lehte ma juba jõudsin lahti teha, vaadata. Instat ma ei saa vaadata, sellepärast, et mul ei ole lihtsalt omal Instagrammi. Vot, siukesed asjad siis, aga mis seal ikka, teeme ühe paki lahti ja vaatame, kuidas need maitsevad. Kallan omal ühe siidri ka välja ja vaatame, kuidas need maitsevad. Vaatame siis. Siuka. Et siukane mõnus vürtsikas, et ei ole lihtsalt siukene tavaline liha, või siukene vürtsikas keiu. Tema meil liha ei söö, aga noh, proovib ühe väikse tüki. Suured tänud Savory Snacksile. Kes tahab, siis
saab ka, vaatab nende Facebooki ja Instasse. Sai nüüd tehtud siia kõrvale meeleolulõkke. Ja siin siis veel panin veel viimased oksad peale. Et 15 minuti pärast, et praegu on 45 minutit olnud, et 15 minuti pärast saab siis tund. 15 mitsa pärast peaks need olema põlend siin. Ja siis peaks olema niimoodi, et hoiame tund veel, sest et meil olid need tükid nii väiksed seal fooliumi sees, et need peaks ammu küpsed olema selleks ajaks. Et siis ta saab tund aega nii-öelda maha rahuneda, et me saame pärast selle roegastega siit kätte selle fooliumipaki. Võt. Ja seda toidame niisama siin veel, sest eks me sööme ka siin. Jõudis tagasi siis loom. Ja aginal tuleb sealt ka keegi veel. Tõin ühe looma veel kaasa. Tule nüüd. Kus meil üks loom veel on? Kaelkirjad. Tule. No, näed siis. Ja, oli ka Bella. Või ma ei toonud, ta ise tuli kaasa. No väga hästi. Ta juba teab, et siin elu käib. No selge. Nüüd on umbes tund jäänud. Või nii. Ma ei tea, ei ole veel. Natukene rohkem kui tund. Siis on 2 täis. Et vaatame. Võib-olla laseme isegi üle 2 tunnidel olla. Eks paistab, kuidas tuju on. Mina arvan, 2 tunniga peaks olema tehtud küll. No vaatame. 2 tundi ja mõni minut peale on möödas. Meil on aeg välja kaevata see asi. Ja vaatame, nüüd ei ole siin enam nii tuline. Võtame siit mingid asjad veel kõrvale lõkkele, mis siin on. Peab ettevaatlikult tegema, et me ei lõhu seda ära, seda fooliumit. Liiva on ka sisse varisenud, eks see on kuivanud natuke siin selle põlemise käigus need servad ja servad on kuivanud ja kuiv liiv variseb sisse natuke. Ma ei tea, kas mulle tundub valesti või ma tunnen juba mingit head toidulõhna, kui ma siit pealt ära kraabin seda liiva. Ma arvan, et su kõht on lihtsalt nii tühi, et see kujutab. Minu arust tuleb küll kätte saada, et ega ei kalluta. Oi, seal augus oli tuline küll. Nii, kas paneme Timmu peale? Jah, paneme siia hunniku otsa või? Jahtuma. Saime liiva maha nii, et pealmise kihi lihtsalt ettevaatlikult igas suunas. Tõmbasime lahti ja nüüd ongi aeg vaadata siia sisse. Mis siin siis on? Ma tunnen seda lõhna juba. Ja ma tunnen ka. Tegelikult mul on esimene kord niimoodi üksinda teha. Ma mingil üritusel kellegiga koos tegin hästi ammu. Aga siis ei olnud mina nii-öelda see boss, kes seda asja seal korraldas, et vaatame siis, kuidas... Nii. Seal see kinni jäänud üks tükk ossa jeerum. Oi. Vaata Timmu nägu. Oi, see on hea, aga katsume nii, et jah, et mahlad välja ei voola alt, et ei surgi puruks ja siis paneme, mis üle jääb ahjuvormi, sest meil on siin liiga palju seda. Aga see on tuline. Kas jähtub siis? Et kohe vist ei saa või? Oi, pehme on küll. Porgand ka ja kõik on täiesti läbi küpsund.
võtangi tüki seda porgandit siit ka. Ja tulina muidugi aga. Ei, ma ei saa. Ei, oota Vaata, nüüd. sibul on läinud nagu nii, vaata, kuidas see sibul on lagunenud. Ma võtan selle tüki sibulat. Sibul on nagu mingisugune, ma ei tea, tükk mannaputru, nii peeme, et no see on nagu mingi tarretis või hästi sulab ära nagu suus. Ei, väga kihvt. Võta nüüd küüslauku ka, vaata. Kus? Kartuli juures. Nii. Anna pudrutükk volgaks. Lihtsalt uskumatu. Aga ma võtan selle tüki, mis siia kinni oli jäänud. Äkki saan kätte. Nii, võta siit ka väike tükk. Ma panen selle omale juba. Ma ei saa, see keeb ju. Ei keeb. Keeb küll. No. See on kuum. Oota nüüd, sina võtsid siit, mis oli jahtunud ju. Lihtsalt tahad mind keeva liha. Wow. Ei ole üldse mage. Minu arust. Me täna sõime natukene liiga soolast nuudlit päeval. Tegime mõne konserviga. Kes tegi, jah? Nüüd mõnus on vahepeal midagi sellist süüa, mis üle soolatud ei ole. Minu arust on täitsa paras. No peaaegu mingi mega soolane olema. No, ma räägin. Jõhker. Proovi seda sibulat nüüd, mis täiesti sulanud on. Vaata, milline see on. Kuivõrd head üldse kaabli otsas seisab. Meil on lusikas ka. Päris hea. Puhku peale. Ei ole üldse sibula moodi, on ju. Nii pehmed. On nagu mannapuder. Ei, ega üli hea ju. Ja, me panime siia piirded ette. Et koonulised... Ühe venna ila ei tilgu, vaata seda ila. Tuleb kohe siia vaatama. Teine vend on seal, aga see ei ründa niimoodi nagu see siin. Ega midagi. Proovin purgandit ka. Jah. Võtan selle pooliku, mis on. Võta sealt jah, mahlas alt poolt. Poolime katki. No jah. Väga hästi tuli välja, ma kartsin midagi hullemat. Ma arvasin, et kui ma tagasi tulen, ehk siis ma käisin vahepeal kodus, ma pidin Keiuga õppima. Ma arvasin, kui ma tagasi tulen, siis meil on mingi fooliumides liiva lihtsalt ja kõrbenud juurikad. Ta ei kõrbe, sest et need mahlad jäävad siia sisse. Niimoodi ringlevad, aurud käivad kogu aeg üles ja ta ei saa nagu, ta ei saa nagu ära kõrbeda, kui need aurud nüüd välja ei saa kuidagi siit selle fooliumi seest, et need mahlad nagu hoiavad teda kõrbemast. Pealt poolt on liha nagu õrnalt pruunim, aga võib-olla ma panin peale isegi natuke liiga vähe liiva. Aga kõik on väga timm. Väga hea on. Kuskilt ilmus välja väike sisalik, see peaks juba magama või? Selle hea toidu lõhna peale tuli sisalik välja, on ju? Pean ma selle ära panema siit kähku. Timo. On nagu laiaks. Astume, viskame siia. Sinna. Nii, ja loomadele ka ikka. Nii, Bella. Läheb see kartul. Sa ei taha või? Enne sõid ju? Järsku ei taha või? Ta solvus. Aga timp sööb ära. Tõsi. Timo, näe, sinu laud. Bella. Okei, anname sulle midagi paremat siis. Pärast anname puljongit ka. Sibulat kindlasti tahab. Küüslauku, sibulat. Timo. Okei, Bellal on hiirtest kõht täis, ma arvan. Jah, oli siin natuke kadunud. Jah, või sellest sisalikust. Aga meil ei olegi vist midagi rohkem rääkida siin või? Jah.
et me sööme siin lõpuni ära ja kerige magama ära kratid ja oli äge roog. Näeme järgmises. Oi, pane siia maha kuskil, et ma näen. Söök, võrratu söök. Palun. Söö.